kuidas mõjuda kuulajale. See on siis loeng, kus ma räägin siis sellest võib-olla esitlemise sükesest nagu telgitagustest või sükestest väikestest seikadest. Siin loengus ma annan siis nagu nõu, et kuidas nagu paremini mõjuda, kuigi sul on see idee, mida sa esitad, mida te olete kokku pannud või sul on siis midagi, mida sa tahad oma investoritele näidata, eks ole, või midagi muud, siis alati on sellised väiksed tükikesed, mis tulevad sulle kasuks ja kuidas nagu veel paremini mõjuda. See ei ole see, et sa pead õppid mingid nipid selgeks ja siis sa teed umbes salto tagurpidi lava peal ja siis kõik inimesed plaksutavad ja ostavad su idee ära. See ei ole see, vaid see on midagi, milleks sa pead nagu valmis olema. Kõigepealt esitlus hoiak, millega sa lähed sinna esitlusse, peab olema alati see, et see on sinu ainus võimalus. See on sinu ainus võimalus ja sa pead sellest võimalusest võtma kõik, mis vähegi saab. Nii, kuidas vähegi saab. Ja kui läks untsu, sa pead alati parandama. Kui läks valesti, pead alati parandama. Kui tundub, et see idee on täiesti vale, siis sa pead ikkagi minema lõpuni ja võtma ikkagi sellest esitlusest maksimumi. Ei tohi lasta alla, ei tohi lasta nii-öelda lurri, ei tohi lüüa käega. No jah, ma ei tea, siis ja vist on õige, no tšau, ma lähen nüüd ära siis. Et ei ole. Sa pead olema väga kindel endas ja pead suutma esitluse viia lõpuni. Üks nõuanne veel. See on see, et kui sa oled esitlemise ruumis, ükstapuha, kes on sinu vastas, ükstapuha, milline publik sind kuulab, millised on need otsustajad, kes otsustavad, kas sinu idee sobib või ei sobi, siis igal juhul sa pead aru saama nende meeleolust. Nüüd ma olen siis peamise põhilise osa sellest jutust olema nagu ära katnud. Viimases loengus veel võtame asjad kokku ja siis ongi kõik.